Kas rohkem raha teenivad inimesed peaksid senisest suurema osa oma sissetulekust maksudeks maksma? No pigem selles mõttes peaksid maksma, et kui ma kirjeldasin seda olukorda, et meil on praegu tegelikult regressiivne tulumaks, eks ole, et siis see nagu niipidi ei tohiks olla, see peaks ikkagi olema niimoodi, et need, kellel on ikkagi nii-öelda käel rohkem jõudu, kes saavad rohkem maksta, kellel on suuremad sissetulekud, kellel on vähem ülalpeetavaid, need peaksid ikkagi panustama rohkem. Selge. Veidi. Kas ettevõtted peaksid oma tuludelt senisest enam makse maksma? Ei, ettevõtlus on, ma arvan, see, et meil ettevõtetel ei ole tulumaksu välja arvatud siis, kui see tulu saab kellegi isiku tuluks ehk dividendidena, et siis seda maksustatakse, et see on, ma arvan, hea süsteem, see soodustab ettevõtete sellist kasumi reinvesteerimist ja majanduslikku arengut, et see on hea, seda tuleks säilitada. Väga hea. Kas riik peaks pakkuma ettevõtetele abi, kui nad satuvad majanduslikesse raskustesse? No siin võib olla erinevaid olukordi, meil oli, eks ole, koroonakriis ja nii edasi, teatud juhtudel võib seda vaja olla, aga üldjuhul mitte. Pigem ei oli sulle, jah. Kas riik peaks endale kuuluvaid ettevõtteid või asutusi täiendavalt erastama? No ma ütleksin, et nii ja naa. Meil on tegelikult ajaloost näiteid, kus me oleme erastanud, aga kui tegu on ikkagi monopoolse ettevõttega näiteks, kui see on strateegiliselt tähtis julgeoleku mõttes või ma ei tea, mis iganes muus osas, siis no selliseid ettevõtteid siiski ei saa erastada. Aga on muidugi selliseid ettevõtteid, kus on tegelikult konkurentsi olukord turul ja mida saaks erastada. Ehk siis pigem jah. Kas inimesed peaksid rohkem vastutama vanaduspõlves hakkama saamise eest? No eks nad ikkagi peavad vastutama seda muidugi, aga küsimus on selles, et seda vastutust, ütleme, riik peab ikkagi ka, eks ole, kui inimesed ei saa hakkama, siis nad peavad abikäe osutama, aga loomulikult inimesed esimeses järjekorras peavad ise enda eest hoolitsema. Pigem jah. Nii ja nüüd on siis viimasel ajal on siin üks erakond üritanud laineid lüüa. Kas riigi poolt kehtestatud alampalk on vajalik? No selgelt on vajalik, et me ei saa rääkida sellest, et tööturul nüüd töövõtja ja tööandja on nagu võrdsed partnerid ja lepivad omavahel kokku, et tegelikult see nii ei toimi. Vot, ja siin on just see kristlik vaade, millest me rääkisime juba vanad kirikuisad 1700 aastat ja tagasi on öelnud seda, et tuleb maksta mõistlikku tasu töö eest ja ei tohi, kui sa maksad vähem, siis see on juba suur patt ja see on põhimõtteliselt röövimine, varastamine. Jah. Et me ei tahaks orjanduslikku korda tagasi. Väga hea. Ja kas riik peaks soodustama majanduskasvu ja uute töökohtade loomist isegi siis, kui sellega kaasneb mõningane kahju keskkonnale? No siin on jällegi, kui me mõtleme konteksti, mis meil siin on, et tegelikult muidu teatud kahju võib siiski olla vajalik.